tere kõigile, mina olen Merliis ja minuga koos on siin Kaia Kapsta Forraster. tere, Kaia! tere, Merliis! Ja tere kõigile neile ka, kes on meiega siin täna laivis või kes kuulavad meid järgi. Ma arvan, et see teema on väga põnev, mida me täna hakkame Kaiaga arutama, et sissejuhatuseks nii palju, et meie oleme Kaiaga siin tuttavad kuskil 5 aastat, ma arvan, või midagi sellist. Kas see mitte kaugem aeg ei ole, kui me esmaselt kohtusime? Võimalik. Igatahes Mm. mina olen Kaia juurde saatnud päris palju kliente ja sõpru, nii et ma väga-väga hindan Kaia tööd ja mul on hästi hea meel, et Kaia on tulemas ka Ühenduses festivalile, sellepärast et see paaridega töö on nii hinnaline, sest paari suhtes me nagu peegeldame kõike seda, mida me siis enda sees kogeme või näeme seda oma partneri pealt. nii et nagu väga tihti tuleb ette siukseid raskuskohti, millest tegelikult paari suhtes ei saada üle. ja siis ongi variant, et kas kannatada, minna lahku, aga tegelikult on võimalik ikkagi paari suhtes ka areneda ja ma arvan, et Kaia on nagu ideaalne partner, selline arengupartner paaridele, kes aitab leida uue tee, sest kui ikkagi ollakse sinna kuskile ära eksinud, siis see kõik võib olla nagu nii endaga kaasa tõmbav, et ei näegi nagu väljapääsu. et ma ei tea, Kaia, kas sa nõustud minu sissejuhatusega ja võib-olla siis paari sõnaga, mitte paari sõnaga, vaid ikkagi pikemalt sa jagad nagu seda, et mis sa siis teed, et ma kujutan ette, et on palju inimesi, kes tegelikult ei ole sinust kuulnud. et kuidas sa räägiks sellest, et mida sa teed inimestega ja mis see sinu töö on? Kõigepealt jah, Merliis, ma olen täiesti nõus sinuga selle sissejuhatusega. Ma tahan lihtsalt mõned mõtted veel lisada, et, et kui inimesed, kes on kuidagi paari suhtes kinni jooksnud ja seda juhtub, tegelikult ma ütleks, et vähemal või suuremal määral juhtub seda iga paariga siis, kui see armumise faas on lõppenud. Ja tuleb see, mida me kutsume võimuvõitluse faasiks. Ja kui me ähm, saame aru, et me peame midagi tegema ja ilmselt noh, kõigepealt hästi mõistlik on see, et ma saan aru, et ma pean midagi endaga tegema. Ja kui ma hakkan ise liikuma enda arenguteed pidi, aga ma ei tegele paarisuhte arenguga, siis juhtubki see, et me kasvame lahku ja võib-olla väga hea potentsiaal, mida me tegelikult saaksime paari suhtes kogeda, jääb kasutamata. Et töö paarisuhtega tähendab siis tööd mõlemas suunas, nii oma suhtega. See suhe on miski, mida ma ütleks, et ta on nagu mingi substants või mingisugune ähm, olend, täiesti elus organ. Me võib-olla ei näe seda niimoodi silmaga, aga ta on meie vahel ja ta muutub ajas, ta muutub igal sekundil, ta on hästi peegeldav meile selles osas, mida meie sellesse suhtesse toome, mida meie panustame sellesse suhtesse. Aga kui ma ei oska, kui ma ei õpi seda suhet nägema meie vahel, siis ma liigungi nagu natukene silmaklappidega enda suunas. Suur kogemus jääb omandamata, et need kaks protsessi võiksid olla siis kuidagi ühenduses. Mhm. Ja mida ma teen ma tegelen armastusega. Mm. Ma uurin armastust, ma olen armastuses. Ma tõesti võiks öelda, et ühendus armastuses ähm, ja enesekasv ja eneseareng kõige selle juures. See kõik on minu, võiks niimoodi öelda, ähm, igapäevane elu, kutsumus, kirg
ja hästi suur rõõm on vaadata inimeste teekonda. Mõni teekond on üsna pikk, mõni teekond on selline tšah-tšah ja nad saavad edasi liikuda. Aga see, kus nad on, kui nad sisenevad sellesse protsessi ja see, kuhu nad jõuavad, kui nad sealt edasi liiguvad, see muutus on sageli hästi-hästi võimas. See on hästi nagu tagasitoov või ka minu enda hinge rikastav. ja, ja ma õpin ise alati sellest, et see on nagu kahesuunaline tee, kõik see, mida mina tegelikult kogen enda elus ja need uued märkamised, taipamised, mingid uued, ma ei tea, seisundid, sisemised seisundid, kuidas nendesse liikuda, kuidas neid nagu teadvustada, kuidas nende vahel hakata navigeerima oma sisemiste seisundite vahel. See kõik on ju see teadmine, mida ma toon siis nõustamisruumi ja samal ajal, kui ma siis kuulan inimeste lugusid, siis kõrval käib alati see ai, mul just eile oli sarnane olukord. Ai, mida ma saan siit praegu õppida? Ai, missugune suu taipamine minu enda suu kohta. Et see on selline hästi rikastav, see ei ole nagu töö, see on nagu hobi, kirg, suur seiklus, ma ütleksin. väga ilus. Ma ise olen ka tohutu paarisuhete austaja selles mõttes, et see kirg on olnud ka minu jaoks nagu, ma ei tea, mingi 15 aastat selline läbiv, et kuidas nagu siis ikkagi leida see armastus, et me nagu mõtleme või mina vähemalt olen mõelnud ja ma olen paljusid inimesi ka näinud, kes mõtlevad sarnaselt, et eriti nooremana, et vot ma nüüd lähen ja leian sealt kellegi ja vot siis see armastus nagu tuleb, onju. Ja kuidagi see on olnud nii müstiline, et kust nagu see armastus siis tuleb, et nagu miks nagu ühe inimesega see tuleb või miks see siis otsa saab ja mis jama sellega on ja see on olnud nagu minu jaoks ka sihuke filosoofiline teema, mida ma olen nagu läbi aegade nagu kuidagi hästi kirglikult nagu avastanud, et see on nagu nii põnev teema minu jaoks. Ja ma tunnen, et ma olen nagu ka kasvanud, ka väga palju tänu Kaia sinule, onju. Et Aitäh! kasvanud sinna kohta, kus võib-olla mingitest rasketest kohtadest saab läbi minna. Et kui ma jah. olin noorem, siis kindlasti nagu silme eest mustaks, jah või ei, must või valge, et et nagu mingid asjad nagu võtsid üle ja see on nagu olnud nagu, ma arvan, kõige suurem spirituaalne teekond samamoodi, see paari suhtes olemine. ja noh, mina olen olnud kogu aeg paari suhtes järjest ja see on nagu äge, ma olen nagu täielik paarisuhete fänn. aga mm, jah, et selles mõttes ma täiega väärtustan su tööd ja võib-olla sa nagu ka jagad natukene seda, et läbi mille sina töötad, et mis on need sinu tööriistad, sellepärast et tänapäeval on nii palju erinevaid modaalsusi ja asju, mida võib teha. ja mõned aitavad, mõned võib-olla ei aitagi, aga et milleni sina oled jõudnud ja kuidas need asjad aitavad inimesi, et võib-olla sa natuke kirjeldad neid meetodeid või oma sellist nagu põhitööriistu tausta. Minu tööriistakast on üsna rikkalik ja ma kogu aeg täiendan ennast, eneseareng, ka erialane areng on ka üks minu kirgedest ja hobidest ja suur osa minu elustiilist. Ma olen integratiivne psühhoterapeut, ma sain sellest aru juba enne, kui ma läksin oma magistriõpinguid tegema Aberdeeni ülikooli. ja, ja õnneks läks mul nii hästi, et seal just pakutigi sellist integratiivse psühhoteraapia alast väljaõpet. Ja minu taust selles mõttes on ka üsna mitmekesine. Vundament on jah, selles osas pereteraapial, mida ma olen omandanud ja pereteraapia, ütleme siis lihvimise osa tuli minuga kaasa ka siis magistriõpingute käigus. Sealt edasi ma olen imago suhteterapeut ja töötubade tegija. Ma nii palju, kui ma olen imagoga tööd teinud,
siis iseenda arengu suhtes, klientidega töötubasid teinud, siis loomulikult üks hästi tugev vundament on imago, siit ei saa nagu üle ega ümbert. Ta on ühest küljest nii praktiline, teisest küljest ta viib meid nii sügavale ja samal ajal ka niisugustesse kõrgustesse, et ta nagu annab sellise tervikliku maailmakäsitluse. Küll see ei tähenda, et ma alati igas olukorras kasutaksin imago dialoogi, see ei sobi alati kohe kõikidele. Tulevad minu nõustamisruumi inimesed, kes ei suuda teineteisele otsagi vaadata ja ma ei saa neid kuidagimoodi nagu suunata teineteisega kohe suhtlema. Ja selles mõttes on minu tööriistakastis ka kõiki teisi sekkumisi. Ma korraks vabandan, ilmad on nii viskad. näiteks Gottmani instituudi uuringute põhised arusaamised ja käsitlused, EFT siis emotsioonide ehk tunnete keskne teraapia üldiselt. Ja olen ka omandanud erinevaid traumateraapia käsitlusi, millest ma olen aru saanud viimasel ajal, et hästi oluline on liikuda sellisest ratsionaalsest tasandist peast koheselt südamesse nii kiiresti kui vähegi võimalik. Ja kõige rohkem taipamisi me saame ikkagi kogeda keha tasandil. Ja keha tasandil on hästi oluline ka töötada enda emotsioonide protsessiga, mitte niivõrd analüüsida neid, kuivõrd neid läbi protsessida. Ja siit me saame keha tasandilt kätte ka kõik need nagu võib-olla toksilised seisundid, mis päriselt takistavad mind olemast, mina ise, mind olemast tasakaalus, kõik need solvumised, halvakspanu, kriitiline suhtumine iseendasse, maailma, eriti partnerisse, ohvri siis võib-olla selline nagu, noh, ohver olla on üks asi, me räägime sellisest suhteterrori situatsioonist, aga selline ohvriseisund, enesehaletsus, vaene mina, see on ka see, mis jätab meid hästi sageli üksildusse. Ja ega me seda mujalt kätte ei saa, kui jälle taipame iseendas, iseenda kehast, ai, ma läksin sinna jälle, ai, ma teen seda jälle. Et me saame nagu just sellest sisemise kehatunnetuse pealt me saame hakata neid asju ümber mängima, enda seisundeid sisemiselt ümber häälestama. See on tehtav, ma usun seda, et me saame valida enda mõtteid, enda tundeid, enda reaktsioone. Ja kui me suudame opereerida nendel tasanditel, siis me tegelikult suudame kujundada ka kogu enda ülejäänud elu. Võib-olla mõned valdkonnad, kus me suudame seda teha meisterlikumalt, võib-olla mõned valdkonnad on need, kus meil on veel arenguruumi, aga kõik algab tegelikult iseenda mõtete teadvustamisest, iseenda teadvustamisest, kes ma tegelikult olen. On väga ilus, kui me päriselt saame läbi enesearengu ja läbi teraapiaprotsessiga ühenduse enda kõrgema minaga. Ma aitan inimestel liikuda selles suunas, eriti põnev on see, et ma olen tänaseks ka grupipsühhoterapeut. Ma olen siis lõpetanud psühhodraama õpingud. Ma kasutan ka selliseid teatud tüüpe konstellatsioone oma töös. Et inimestel on hästi lihtne läbi niisuguste vahendite ühest küljest saada sügavam ühendus iseendaga, teisest küljest saada iseendas selline kõrvalvaade või kõrvalpilk, õppida teadvustama iseenda erinevaid minasid iseendas ja seeläbi luua ka selline filter, et kui ma olen teadlik iseenda kõrgemast minast ja iseenda nii-öelda jumalikkusest, siis ma suudan hakata nägema ka teist inimest läbi sellise prisma, nagu suudan näha temas seda inimlikkust, seda jumalikkust, suudan läheneda talle läbi positiivsete kavatsuste printsiibi
suudan luua ja muuta ja transformeerida olukorrad selliseks, kus ma saan kasutada positiivset konnotatsiooni, et me ei pea kinni jääma negatiivsusesse. me saame valida omavahelises integratsioonis, luua hoopis midagi muud, luua sellist suhet, et see on kerge, see on voolav Mhm. ja see on tehtav. Mhm. ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele. jaa, väga palju vastasid ja mul tekkis nii palju küsimusi, et tegelikult võiks rääkida 3 päeva siin, onju. Ilmselt küll, et jah. proovin sorteerida ja samal ajal küsimusi ja samal ajal ütlen siin teistele ka, kes siin on kohal meiega laivis, et võite chati postitada oma küsimusi, kui teil on, või mõtteid, mis kõnetavad, et olge meiega kaasas, andke teada, mis te arvate, mõtlete, tunnete ja, ja siis me saame kõik ühiselt seda ruumi siin luua. Aga jah, see, mis mul sinu jutust kõlama jäi, oli see, et sa ikkagi rõhutasid veel kord seda, et kuidas see suhe on ikkagi eneseareng, et see on nagu enesega töö. ja ma tahaks seda nagu hästi välja tuua, et Ühenduses festivalil ka me nagu keskendume sellele ka, et kuidas inimesed ikkagi saaks iseennast näha. et see näpuga näitamine, mis tekib nagu suhetes, et see nagu tegelikult ei aita meid edasi, vaid see mingis mõttes nagu lõhub suhteid ja et ikkagi lõpuks on kõik ikkagi endaga seotud ja selle iseenda arenguga ja see suhe lihtsalt peegeldab, et lihtsalt meil on nagu vaja valida nagu see teadlikkus, et ma olen nagu teadlik nendest asjadest, mis toimuvad, kui need ka toimuvad minu sees. nii et jah, et mul tekkis selline põnev küsimus sulle, et kuidas sina nagu näed neid tänapäeva nagu trende selles nagu enesearengu maailmas, et kuidas need mõjutavad suhteid ja, ja mis nagu oleks oluline võib-olla teadvustada suhete koha pealt, et kui ma lähen nagu millegagi kaasa, see võib olla nagu tore, ma teen seda, onju, aga lõpuks see võib nagu mõjutada suhteid selliselt, nagu ma tegelikult ei taha. et tegelikult ma soovin võib-olla, et mul oleks nagu terve ja tugev perekond ja ma soovin ka iseendaga tegeleda nagu spirituaalselt, et see on ka nagu oluline. ja samas vahest tekivad mingisugused ebakõlad, et kuidas sa nagu ise seda näed, et sa kindlasti oled seal näinud igasuguseid inimesi ja igasuguseid olukordi, et oskad sa midagi kommenteerida selle peale? ma usun, et see maailm, mida sa praegu püüdsid edasi anda, on hästi-hästi värvikas. siin on hästi palju variatsioonikust ja kindlasti on midagi, mida ma praegu kohe ei oska nagu märgatagi, aga esimesed mõtted, mis tulevad, mida ma olen pannud tähele, on see, et inimestel tundub, et nad nagu ei saa valida mitut asja korraga. Mm. Et kui ma hakkan tegelema enda arenguga, siis tegelikult ma ei saaks nagu valida suhet või partnerit või perekonda. Et kui ma valin perekonna, suhte või partneri, siis oleks nagu lubamatu tegeleda enda arenguga. Ja see on hästi suur teema ja see on selline, mis tõsiselt lõhub perekondi, sealhulgas loomulikult laste elusid, kui me võime üldse käsitleda mingisuguseid kogemusi sellised, et need nagu lõhuvad, me saame alati vaadata kõike ka pikemas perspektiivis tagasivaatavalt, eks ole. aga ma praegu sellesse kohta ei jääks. See taust on seotud sellega, et me tuleme lapsepõlvest, kus meil ei ole olnud õigus enda valikutele. Mm. Ja me oleme kogenud seda, et kui ma valin ennast, siis mind ei armastata või kui ma seisan enda vajaduste eest, siis mind ei armastata, mind ei võeta vastu, ma ei kuulu enam. Mm. Ja see kuuluvus ja see nagu pingeväli selle kuuluvuse ja iseenda siis äh, ähm, eristumise, eristumise vahel
siis üksikindiviidina, sellena, kes ma tegelikult olen. et see pingeväli on sageli nii terav, et me ei näe nagu siin võimalust, et me nagu midagi peaksime ohverdama. ja see on tarbetu ohverdus. sageli on see väga tarbetu ohverdus. et mulle, ma hästi kutsun inimesi mõtlema mitte nagu selliselt polariseeritult, et must-valge, halb, hea. et hästi palju ma kutsuksin inimesi panema või asemel sõna ja. me saame olla suure pere ema ja samaaegselt valida iseennast enda arengutes. kui me suudame kanda välja seda mitut positsiooni samaaegselt. kas see kõnetab? jaa, ma mõtlen, kas siin osalistel on mingisuguseid mõtteid seoses sellega, mingeid küsimusi? ma, niikaua ma korraks räägin edasi, et see on mõneti nagu selles, ütleme, kvantfilosoofias superpositsioon, et üks nähtus võib olla korraga mitmes positsioonis korraga samaaegselt, kuni siis me ei tee midagi, mis jooksutaks kokku need teised positsioonid ja me valime väga-väga kitsalt siis või jääb alles üks positsioon. ja nüüd suuta olla samaaegselt, noh näiteks parimad armastajad ja parimad sõbrad ühe ja sama inimesega. mõnikord võib see olla päris keeruline koht, et ma nagu kahte korraga ei saaks. ja samal ajal, kui me räägime sellisest terviklikust suhtest, siis suhtes on veel nii palju muid aspekte, et kui me päriselt tahaksime kogeda harmooniat ja terviklikkust selles, siis ma võiksin jõuda kohta iseendas, kus ma suudan olla samaaegselt nüüd võib-olla kolmes-neljas positsioonis korraga. ilma, et minust tekiks nii tohutu konflikt, et ma nagu kitsendaks enda võimalusi ja ma hakkan tegema valikuid. loomulikult ma saan alati minna siit kaugemale ja mõelda, et aga võib-olla kui ma tahaks olla sellises positsioonis, et samaaegselt suhtes sinuga ja suhtes kellegi teisega, siis see on ka ju võimalik, kui see sobib mõlemale osapoolele, eks ole. lihtsalt sageli see ei sobi teisele osapoolele. siis on see olukord, kus võib-olla tuleb teha teisi valikuid või midagi valida nendest. sest et meil on suhtes alati üks väga kontrollimatu suurus, see on teine inimene enda vajadustega, enda pertseptsiooniga, enda nägemuse, enda tajumusega, enda maailmaga. ja seda me ei saa kontrollida. no väga põnev. minul on küll igatahes väga põnev, ma ei tea, kuidas teistel on, aga ma toon siia natuke nüüd teistsuguse küsimuse sisse, ega me ei jõua siin kõike ära rääkida, me võiks 3 päeva tõesti sellest rääkida. see on lõputu, aga ma toon natukene sellise võib-olla vallaliste küsimuse nagu sisse või äh, nende inimeste küsimuse, kes võib-olla nagu soovivad luua mingit suhet, aga tunnevad, et see ei ole nii lihtne. et sa töötad väga palju paaridega, aga võib-olla sinu juurde jõuavad ka inimesed, kes tegelikult nagu hinges igatsevad ja soovivad paarisuhet, aga mingil põhjusel on nagu raske seda luua. et üks töötuba tuleb sul ka festivalil, mis võib-olla nagu puudutab seda teemat, on unistusest tõelise ühenduseni. ja ma usun, et see on sobilik, see vist sobib paaridele ka tegelikult, on ju? kõigile ja jah, aga paaridele. kindlasti ka neile, kes on ja nagu, minu ringkonnas on küll mitmeid inimesi, kes tegelikult väga soovivad ühendust ja siis midagi nagu on, miks seda ei juhtu
või siis satuvad mingid inimesed teele, kes seda ei soovi mingil põhjusel või kellega ei ole võimalik ühenduda. et mis sa nagu selles teemas avaksid või tooksid siia ruumi täna? ma olen seda teemat kohanud päris palju ka enda töös ja see on hästi-hästi päris teema tänapäeval ühiskonnas. Isegi kui inimesed on olnud korra suhtes ja see on lagunenud, siis leida kedagi oma ellu, kellega taas suhtesse siseneda, see on, see ei toimu liiga nagu lihtsalt, eks ole ju, neid asju juhtub, aga see võib-olla on pikk tee läbi käia kuni selle hetkeni mm.. Enda töötoas ma ei räägi midagi, eriti esimesest töötoast. Teises töötoas ma väga palju räägiks, ma väga tahaks, et inimesed ka räägiks, et see oleks selline pigem selline mõtete vahetuse koht. et esimene on siis selline praktiline või? Praktiline, hästi tunnetuslik, hästi Ma siis meditatiivne. ütlen välja ka need pealkirjad, et jätke Ja meelde siis palun. unistusest tõelise ühenduseni on hästi praktiline ja enesega töö, ma saan aru. Ja, ja ühenduse müsteerium armastuses, see on siis selline mõtisklused ja loeng ja arutlus on ju, kõik just, koos. just. Ja kui kellelgi kerkib midagi üles sellest esimesest töötoast ja ta tahaks midagi protsessida, võib-olla rohkem ankutada, siis teine töötuba on just ka õige koht selle jaoks. Mhm. Sest tõepoolest esimese töötoa lõpus ma tahaksin, et võib-olla ei jääkski hästi palju nagu lahtisi kohti ja lahtisi uksi inimese jaoks. Mhm. Et ta läheks oma kogemusega ja, ja võib-olla see kogemus hakkab veel edaspidi küpsema. Ma väga loodan, et ka läbi teiste töötubade, hästi põnevaid töötube on sellel festivalil. Ja et siin võib-olla tekiks üks selline suurem tervik inimese enda jaoks. aga see teema käsitleb hästi palju ka seda, mis siis toimub suhte alguses ja mille alusel me üldse kaldume inimesi enda ellu otsima, tõmbama, valima, nägema, et mõned inimesed on need, kes võiksid ju meie ellu tulla, aga me ei näe neid lihtsalt. Ja isegi kui see inimene võib olla hästi meeldiv ja tegelikult nagu hästi mitmes mõttes võiks ta mulle sobida, aga millegipärast ma teda ei näe või ta tundub mulle igav, et ta ei ole nagu minu inimene. Mhm. Nüüd üks aspekt loomulikult on see, mis ülekandeid me teeme oma lapsepõlve kogemustest ja see on väga suur teema. Imago räägib sellest väga sügavalt. Sellest me kindlasti ei jõua siin paari tunni jooksul rääkida. Aga teine aspekt, mille alusel me hästi mille alusel mõned inimesed muutuvad meie jaoks hästi atraktiivseks, on see, et paljud inimesed võib-olla ei julge rakendada enda isiklikku täispotentsiaali, nad võib-olla ei usugi, et nendes see potentsiaal on olemas. Intuitiivselt nad kindlasti ju aduvad midagi, nad intuitiivselt kindlasti ju igatsevad midagi enda ellu ja nad ei oska näha, et see kõik on nendes juba olemas, see kõik käib nendega kaasas juba täna. Aga nüüd nad millegipärast tunnevad ära inimese, kellel see kõik, mis tema sees on varjatud kujul, on hästi nähtav. Ja võib-olla, et siin alguse faasis, kui on ka see armumisfaas, kus me tõepoolest hästi palju ka tegeleme projitseerimisega, ülekannetega, me kanname enda unistused selle inimese peale üle, sest selles inimeses on mingi materjal, et me saame seda ülekannet teha, me saame seda projitseerida. Ja hiljem me võime väga pettuda, sellepärast et see inimene ei teegi minu elus seda, mida ma ootasin, et ta teeks. Ja võib-olla ma olen asetanud sellele inimesele täiesti ebarealistliku ootuse. Ja kui siin ei tuleks minu sügavat pettumust, sest minu projektsioonid nagu ei rakendu ellu, siis me saaksime tegelikult luua vägagi kohaloleva sellise teineteist austava, armastava suhte, sellise tõelise nagu ühenduse põhjal. Aga niikaua, kui ma olen oma fantaasiates, oma projektsioonides
siis seda päris ühendust meie vahel ei tekigi, sest mind ennast ei ole kohal siin ja praegu. ja see on see, mis meiega väga sageli juhtub suhte alguses. et me tõmbame ligi ja, ja me tegelikult ei oska suhte alguses välja tuua või lauale panna iseenda tõelist olemust, iseenda sellist päris mina, sest me ei ole sellega ühenduses. ehk siis väga ilus mõte, kui sa tahad endale ideaalset partnerit, siis sa pead ise saama iseenda ideaalseks partneriks. ja see on see teekond, mida me kõik peaksime läbi käima. ega enne seda ideaalset minu jaoks, seda päris inimest minu ellu ei tule, kui minu enda potentsiaal on minu jaoks avastamata. ma olen ise selle tee läbi käinud, enda arengu ja enda sellise äh, iseenda tundmaõppimise pärast oma esimese abielu lagunemist. ja see areng oli hästi-hästi põnev, kuni tõepoolest ühel hetkel ühes kohas, ühel rahvusvahelisel sündmusel ma kõndisin kõps mööda vestibüüli ringi, otsisin ühte nurgatagust, kus ma saaksin saata ära ühe e-kirja ja voilà, seal istus minu unistuste mees, aga kellega kas abielus enne olen. seda oli ka sul nagu mingi sisemine protsess, mille sa nagu läbi käisid seal? väga intensiivne, hästi paljude taipamistega ja hästi paljude mõistmistega, et kust jooksevad minu piirid, kust nüüd hakkavad jooksma minu piirid, mis on minu suhtestandard. võib-olla üks hästi oluline asi on see, mida mina püüan inimestel teadvustada või aitan neil teadvustada, et isegi mitte nii oluline ei ole see, et see inimene on ikka enda erinevate tahkudega. et me mõnikord klammerdume inimese külge, vot just nimelt siis, kui ta vastab nagu millelegi, millele me saame projitseerida oma fantaasiaid. aga veel palju olulisem on minu enda suhtes standard. ja kui minu jaoks on selge minu suhtes standard, siis on ilmselge, et minu ellu ei sobitu inimene, kes jookseb lati alt läbi. Mm. ehk kõige olulisem on see, et ma valin iseennast, enda suhtestandardi ja siis loomulikult inimese, kes sellesse pilti sobib. ja see ei ole egoistlik. Et kas sa oled näinud seda, et see standard nagu ei ole liiga kõrge, et standard ise kõlab nagu, et väga kõrge, nagu see sõna ise on juba selline, et mingid asjad on paigas ja kohati ma kuulen nagu ümberringi tänapäeval, et nagu jooksevad ikka kõik sealt lati alt läbi, et kas võib nagu äh, et kas see standard tekib läbi selle enesega töö või et oled sa nagu näinud, et siis, kui tekib see konkreetne standard, et siis tuleb ka see inimene, et millal nagu inimene ilmub siis sinna välja, et osad inimesed jälle ütlevad, et need inimesed ei ilmu sinna välja, need nagu nii-öelda need õiged inimesed. aga mina kogesin täpselt samamoodi nagu sina, et kui mina olin mingi töö ära teinud, siis see inimene tuli nagu kohe ja, ja ma ei pidanud hakkama teda kuidagi õigeks mõtlema või ära muutma, vaid kohe oli teada, et vot see on see. ja siit me läheme edasi nagu, et sellega ma kindlalt saan edasi minna. aga väga palju oli ka sellist lati alt läbi jooksmist, kus ma nagu mõtlesin, et ma pean mingisuguseid mööndusi siin tegema, onju. aga jah, tegelikult ma juba ise ka pooleldi nagu jagan oma kogemust siin, aga noh, sinu see on väga ilus. küsimus sulle nagu selle koha pealt ka. ja see on väga ilus, et see puudutab sind ja avab sind ennast ka enda kogemustele. see kõik ongi nii, nagu sa räägid. pereteraapia räägib eristumisastmest. et kuidas lähtuvalt enda siis arengust, enda kasvamisest, võib-olla enda niisuguste seisundite muutustest iseendas, me hakkame oma süsteemist
päritolu perekonnasüsteemist eristuma. Mm. see tähendab seda, et me teadlikult laseme lahti nendest mustritest, mida me ei taha endaga kaasa võtta, enda tulevikku. ja me väga teadlikult valime selle ressursi, mis meid kannab, et see kindlasti ei ole alati negatiivne. vabandust, mida me pärime enda perekonnalt, aga lähtuvalt nüüd minu enda eristumisvõimest ja eristumisastmest, ma suudan endale ellu tõmmata teise inimese, kes on siis minuga samal eristumisastmel. ja see ongi nüüd minu töö minu endaga. ma ise arvan seda, näiteks mis tööd mina tegin iseendaga nüüd kahe suhte vahepeal, ma hästi palju suhtlesin. ma ei loonud suhteid, ma ei seksinud ringi siis, vaid ma lihtsalt suhtlesin. ja läbi selle suhtlemise ma õppisin hästi palju tundma inimesi, mõistma, mis see täpselt on, mida mina enda ellu igatsen. ja ka tajuma seda, kuidas inimesed võivad mind kogeda ja sellest lähtuvalt ka võib-olla valida, et mis see on, mida ma tahan siin natukene nagu tuunida iseendas, eks ole, või mis see on, mille osas ma ütlen, et see olen mina. see olen mina, võta või jäta. ehk siis kes ma päriselt olen, see nagu hakkas minus veel julgemalt ja jõulisemalt manifesteeruma. ja sellest lähtuvalt minu ellu tuli inimene selles kohas. Et vahest see manifesteerumine ei olegi nii selge, et see inimene kuidagi siin maailmas nii-öelda nagu manifesteeruks, kui piirid on hägusad ja niimoodi, ma saan aru, on ju. Et kui me oleme Ja, mingid, sulandume kogu aeg ja ja. proovime kõigile meeldida ja me ei ole meie Mhm. ise, et siis on nagu raske ka tõesti nagu leida seda suhet või kui ma ise ei ole aru saanud, kes ma nagu olen või see päris mina, millest sa räägid. Et siis tõesti on raske kellegiga klikkida, et ma üritan siis ennast igale poole sulandada või siis kellegiga kokku panna, et mul jumala eest oleks keegi. Või et otsin nagu midagi nagu väljapoolt, aga et nagu sinu jutu põhjal ma saan aru, et see on nagu kõik algab nagu seestpoolt, on ju. Absoluutselt. ja võib-olla ma tooksin veel ühe niisuguse näite, mis on ka üsna levinud, et kui minu ellu siis silmapiirile ilmub keegi, siis tekib selline fiksatsioon juba minu peas, äkki see on nüüd õige. ja kui siis selgub, et no millegipärast tema jaoks mina ei ole õige või midagi juhtub, et see siis ei ole õige, siis ma võin nagu väga sügavalt haavuda, elu peale pahane olla, nördinud olla, et näed, kuidas nüüd minuga alati niimoodi läheb. selle asemel, et mõista, aga see inimene ei saanudki olla see inimene kogu lugupidamise juures tema suhtes. aga selle asemel, et tajuda ja kogeda sellist lugupidamist, aktsepteerimist, sellist võib-olla universaalset armastust kui inimolendi vastu üldiselt, me saame pahaseks, hakkame teda nägema läbi niisuguse negatiivse filtri. aga see on ju see viis ja need oskused, mida ma ka edaspidi enda suhtesse kaasa võtan, kui ma midagi iseendas ei muuda. ja selle pealt nagu häid suhteid luua on päris keeruline. Mm, see oli väga põnev. kõnetas. Ja ma arvan, see on üldse sellega, et mis meile meeldib, mis ei meeldi, et kui me oleme siuksed hinnangulised, et siis see hinnangulisus tuleb sinna suhtesse samamoodi tagasi või kaasa. kaasa, ja. Okei, aga siin keegi ütleb, et väga põnev, ootan juba töötubasid. Ja siis on üks küsimus. Kuidas luua eraldust nendest projektsioonidest, mis me alateadlikult loome? See, millest me rääkisime. Mhm. See on nüüd just see küsimus, mis puudutab hästi minu esimest töötuba. ma soovitaksin sul, kes sa seda küsisid, olla selle küsimusega, kui vähegi võimalik, tulla minu töötuppa. ja kui see küsimus on veel üleval, siis võib-olla otsida mind üles ja me saaksime sellest sügavamalt rääkida. aga ma arvan, et see töötuba just selles suunas nagu annabki sellise taipamise, et
mida me nagu sisemiselt saaksime siis teha, mida valida, millest lahti lasta ja millele tegelikult sellist fookust viia iseendas, et see saaks juhtuda. ei, aitäh sulle. Postitage veel küsimusi, kui kellelgi on. ja mina olen siin pannud ka paar küsimust kirja. et mida siis teha, kui on suhe halb? et seda ma näen ka väga palju, kus on halb suhe või siis on midagi, millega mingi osa on sellest halb ja siis kuidagi elatakse koos, ollakse koos ja mitte midagi ei muutu, mitte midagi ei nihku. ja see on selline mugavustsoon, et mida nagu teha või öelda nendele inimestele, sest mina nagu usun ja ma tean, et sina ka, et kõiki suhteid on võimalik muuta ja armastus on alati olemas ja ühendus on alati olemas, et seal lihtsalt on mingisugune probleem või asi vahel, et mingil põhjusel inimesed ei ole näinud seda valgust, et sellega võiks üldse tegeleda, et seda saaks parandada ja nad on kuskil paigalseisus, aga mida nagu öelda või mis sa nagu soovitaks, kui suhe on halb? Kõigepealt võib-olla natukene mõtiskleda selle üle, et suhe ei ole kunagi staatiline. Me peame õppima nägema suhet hästi dünaamilisena. Ja me peame õppima, sest muidu see lihtsalt ei tööta välja, seepärast ma juba ütlen nii nagu tingimuslikult, et peame, eks ole, ei pea, loomulikult sa võid ju tajuda seda staatilisust ja jäädagi sellega. Aga see võimalus on meil antud, et me saame omandada teistsugust kontseptsiooni suhtest, hakata suhet nägema jällegi sellise elusana ja nägema seda, kui palju see tegelikult nagu resoneerub minule vastu selles osas, mida ma ise sellesse suhtesse panen ja sinna annan. Ja nüüd noh, väga sageli inimesed ilmselt selles olukorras tajuvad, et aga tema ju teeb ja annab, aga sealt teiselt poolt ei tule midagi. Kui nad tulevad minu nõustamisruumi ja no mõlemad avanevad, siis tegelikult joonistub välja võib-olla hoopiski niisugune pilt, et mõlemad omast arust teevad ja panustavad, aga teiselt ei tule nagu midagi. Siis nüüd on siin muidugi selline nagu teelahe, et kas me tahame midagi muuta või ei. See on hästi valiku koht. Ega minu elus ei muutu mitte midagi, kui ma ise ei vali seda muutust. Ja me peame mõlemat tahtma. Ja võib-olla, et juhtub, et kui mina saan aru, et see, mis siin praegu toimub, tegelikult ei peaks kuuluma minu ellu, siis võib-olla siin ongi see lõpp. Aga võib-olla ma saan ikkagi hakata otsima midagi, et kas ma olen ise kõik asjad ära teinud, kas ma olen kõiki strateegiaid proovinud. Sageli on see ikkagi nii, et kui ma päriselt tahan kusagile jõuda, siis ma, ütleme, kujund näiteks mäkke kõndimisega, tippu jõudmisega. Ma jõuan alati tippu, kui ma ei jää poolel teel peatuma või ei pöördu tagasi poolel teel. Niisugust varianti ei ole, et ma sinna tippu ei jõua. Ma lihtsalt pean sinna liikuma. Samm-samm haaval, jalg jala ette, kuni ma sinna jõuan. Mõnikord tuleb, mõtlesin juba peaaegu kohal, aga ei, mingisugune käänab korgu hoopis või kuskilt, ma ei tea, paremalt või vasakult poolt läbi. Aga see tipp on seal olemas ja ma saan sinna alati, kui ma seda valin. Nüüd on olukordi ka, kui paar tuleb tööd tegema ja ikkagi jõuavad sellesse kohta, et siit edasi teed ei ole. Sellisel juhul on see hästi suur boonus, et nad on selle töö teadlikult ära teinud. Sellepärast, et ma tõesti usun, et on olemas ilusaid lahkuminekuid.
on olemas neid lahkuminekuid, et me saamegi jääda sõpradena toimima vanemlikus allsüsteemis, et me saame luua lastele, kui need on sündinud sellesse suhtesse, sellise tervikliku arengukeskkonna, et laste elus ei muutu väga palju midagi. Aga see tähendab seda, et me peame õppima teineteisega teisel viisil suhtlema. Sageli on see, et me ei oska teineteisega suhelda suhtes ja siis, kui me lahku läheme, läheb kõik palju-palju ebaturvalisemaks ja vägivaldsemaks. Ehk see lahutus iseenesest ka ei lahenda mitte midagi. No need on mõned väiksed näited, aga see on nii suur maailm tegelikult, et siin on hästi-hästi palju, iga juhtum on tegelikult pretsedent. Mhm. et keeruline on isegi öelda tuua välja mingi 3-4 suurt üldistust, aga ma midagi püüdsin siin välja joonistada praegu. Aitäh sulle. Ma mõtlen, et meil on veel natuke aega, aga kui kellelgi on küsimusi, siis pange need siia chati, siis ma saan need küsida. ja minu poolt on nagu selline küsimus, et mis on hea suhtesaladus? Et sa võid hästi lühidalt seda, no see on kindlasti ka lõputu teema, on ju, aga et Mhm. mingi võid lausa nagu märksõnadena öelda nagu, et mis on oluline. Ähm, soov hoida ühendust, teadlik oskus hoida ühendust, ehk seda ikka ja jälle taasluua. Häälestatus oma partnerile, tema vajadustele. Valmisolek pigem suhtlemiseks kui eemaldumiseks, isegi kui ma olen hõivatud millegi muuga, siis kui partner minu poole pöördub, ma saan alati valida. Ma saan kas või mingisugusega ühenduse luua, kontakti ja siis võib-olla öelda, et kallis, ma praegu olen hõivatud sellega, olen sinu päralt kohe. Selle asemel, et öelda, ära sega mind praegu, kas sa ei näe, ma olen hõivatud. et see on selline murdosa sekundis toimiv valik, ma kas loon ühenduse või ma lõhun seda. Ja teadlik ühenduse loomine, teadlik ühenduse hoidmine, ma arvan, see on üks hästi olulisi nurgakive, aga ka enda isikliku autonoomsuse säilitamine. Ma ei saa sellesse suhtesse lahustuda, sest muidu ei ole minu partneril kellegiga suhtes olla. Need on võib-olla 2 kõige olulisemat, neid on loomulikult veel. Mhm. Aitäh, nii ilus. Mulle väga meeldib see. Ja mis on sinu arvates ühendus? Et kuidas sina ise tajud ühendust? See on selline küsimus, mida me küsime Mhm. paljudelt õpetajatelt, kes meil siin nendel webinaridel osalevad, et avada seda ühenduse mõistet rohkem. Mhm. Ühendus on see, millega ma töötan igapäevaselt, minu südameteema, ühendus. Peamine diagnoos paari suhtes ongi see, kui ühendus on katkenud, siis see ongi see häire ja me ei oska seda taas luua. Ühendus ei ole ainult see, et me oleme samas ruumis. Me võime olla samas ruumis, aga meil ei pruugi olla ühendust meie vahel. Ja samal ajal me võime olla erinevates maades ja meil on ühendus omavahel. Ja kui meil on see ühendus loodud, et see on minu jaoks selline nagu kõige võiks öelda energia minu ja teise inimese vahel. Ja ma kas lülitan selle sisse või ma olen kuidagi jätnud selle sisse lülitamata ja võib-olla ma ei tea, et ma võiksin selle sisse lülitada ja võib-olla ma ka ei viitsi seda sisse lülitada. Inimesi on erinevaid, eks ole. Sest et see nõuab teatavat nagu fookust, tahet. Kui me oleme armunud, siis see ühendus nagu oleks kogu aeg meie vahel iseenesest, see juhtub nagu automaatselt. Edaspidi on just ühendus see, mida me peame näiteks paari suhtes tahtlikult, teadlikult looma. Ja loomulikult me saame nagu filosoofiliselt öelda seda, et me kõik olemegi ühenduses.
ja see on ka näiteks imago üks põhifilosoofia, et me olemegi kõik üks. ainult et aeg-ajalt me saame haiget ja siis me kogeme eraldatuse illusiooni. ja imagol on veel niisugune oluline mõttekäik, natukene nagu paradoks, et me oleme kõik üks ja inimestena me ei karda midagi enamat kui eraldatust ja üksildust. ja end üksilduse eest kaitstes me sageli jätamegi endid üksildusse. ehk kui me kaitseme ennast valu eest, siis me eraldame ennast. Mm. ühendus on see, kus me paneme kaitsed maha ja tajume seda üks olemist ja võtame selle vastu. ja see saab meie reaalsuseks. väga ilusad noodid. ma usun ka, et see, kui sa ütlesid, et see ühenduses, seal lõpusõnad, et siis ma usun ka, et ühenduses terveneb kõik. et absoluutselt. kui see ühendus on, et siis seal saavad asjad terveneda. see, kui Mhm. tegelikult kardan võib-olla olla kogu aeg ühenduses ja olen harjunud võib-olla lapsepõlvest tulenevalt olema eraldatuses ja, jah, ja mitte looma ühendusi, et siis, kui ma nagu astun ühendusse ja hoian ühendust, et siis saavad nagu terveneda need kohad ka. jah. lihtsalt, et ühendus ei ole samas jällegi midagi staatilist, et me peame teadlikult ennast kogu aeg ühendusse kutsuma, eriti kui me räägime ühendusest paari suhtes. loomulikult, kui me juba iseenda teadlikkusega oleme selles kohas, et me tajumegi seda üks olemist, siis see on lihtsam siis on see juba osa tervikust. kuidas see üks olemise tajumine nagu on, et ma saan aru, et see on see, kui mingi töö juba on tehtud ja jõutakse sinna, kus ongi see üks olemine nagu pidevamalt olemas. kas võib nii öelda või? ta on ikkagi iseenda kutsumine ja ühenduse taasloomine. Mhm. niipea, kui me ei ole praktiliselt see on ju nii, et me hästi sageli kipume vajuma vana aju juhtimise alla. ja vanas ajus on kõik meie hästi oluline elutegevus, aga kõik see osa, mis toimib automaatselt, mille osas me ei pea midagi valima, me ei pea otsustama. ja siis on uus aju, kus on hästi suures osas see meie tahteline pool sees, kus me saame valida, kus me saame õppida, omandada uusi asju, valida strateegiaid, valida enda mõtteid, tundeid, see kõik käib tegelikult niipea, kui kusagil on tegemist valikuga, siis see tuleb uuest ajust. ja tegelikult minule mõistetaval viisil, nii palju, kui mina sellest aru saan, teadlik ühendus tuleb ka uuest ajust. see ja loomulikult see on see sügav seos intuitsiooniga ja nii edasi ja nii edasi, aga ta on nagu teises kohas, kui võib-olla noh, me kutsume näiteks imagos seda vana ajuga Rooma ajuks, ehkki siin on ka meie limbiline, see emotsioonide kese siin on, kuulub sellesse süsteemi. et, et kus on selline lihtsalt elutegevus, seal on võib-olla väga vähe seda inimlikku osa meis. ühtsuse teadvustamine on hästi inimlik osa meis. Mhm. okei, suur-suur tänu sulle, Kaia. kas sa tahaksid veel midagi kommenteerida nende festivalil läbiviidavate töötubade kohta? et natuke sa juba avasid, aga kas midagi tahaksid veel jagada? Hmm. ma mõtlen, mis praegu tundub relevantne olevat, äkki sa saaksid korraks täpsustada mingi hea jah, küsimusega? et võib-olla korraks iseloomustada veel paari lausega, et meil on kirjeldus on ilusti üleval ja esimene töötuba on siis nagu praktiline, on ju. see on Mhm, unistuste suhtega mhm, tegelemine. ja teine mhm, on siis see müstiline armastus. et, mhm, et võib-olla sa tahad veel midagi, mingi lause öelda nende kohta iseloomustuseks, et inimesed tunneks ära, et oh, ma tahan sinna minna või see sobib mulle, see mhm. töötuba.
me, me liigume selles esimeses töötoas sellisesse emotsionaalsesse kohta, kus inimesed saavad hakata kogema seda, kuidas ja mis viisil üldse nad resoneeruvad unistuste ja igatsustega. Me teeme seda väga kehatasandil, inimesed resoneeruvad väga erinevalt. Me selle seose toel liigume edasi erinevate suhteaspektide juurde ja aitame inimesel suhtestuda erinevate suhteaspektidega ja selleks baasiks ma olen võtnud antiik-Kreeka armastuse liigid, jah. Mis tuleb välja, on hästi reaalne, hästi päris. Me ju midagi enam-vähem teame, eks ole, ju kuskil on see nagu kuskil on see, kohe ma, Eros, eks ole, kuskil on see Agape. Need on sellised, noh, me ju teame neid, aga kui korraks minna sügavamale, siis see on üks hästi terviklik süsteem, mis väga hästi resoneerub ka nende tänaseks juba siis tõenduspõhiste, teaduspõhiste süsteemidega, näiteks armastuse keeled, armastuse stiilid. Aga selle asemel, et jällegi ratsionaliseerida nendel teemadel, ma juhiksin inimesi sügavalt keha tasandil kogema suhtestatust nende armastuse elementidega või aspektidega. Ja sealt edasi sealt edasi ka iseenda, hästi oluline koht on ka see iseenda teadvustamine, enesearmastus, enesehool ja kuidas siis sellest positsioonist lähtuvalt kõik need armastuse aspektid võib-olla hakkavad hoopis teisel viisil helisema. Ja sealt edasi on siis see, et mis on see, mis mind kõige rohkem kõnetab, mis on see, mida ma tegelikult tahaksin, igatseksin näha oma elus. Ja rohkem siit edasi ei räägi, edasi saab inimene ise kogeda. väga põnev, aitäh sulle, Kaia, selle aja eest. ja võib-olla sa mainid ka, et kus saab sind leida, sinu tööd, sinuga ühendust, kui inimesed tunnevad, et tahaksid tulla sinu juurde sessioonile või sinu kursustele, et kus saab sind leida? Mul on koduleht kaiakapsta.com ja seal on minu kontaktid. Mul on ka võimalus registreeruda läbi kodulehe, aga mõnel puhul, eriti kui inimesed ei leia endale sobivat aega, sellepärast et mul on praegu avatud ainult 2 päeva kodulehe kaudu. Mul hästi palju on nagu pikaajalisi püsikliente ja siis mu kalender tegelikult täitub nagu paralleelselt selle kodulehe kalendriga. Ja seal on suuremalt jaolt võimalik tutvuda sellega, mida ma pakun. Ja seal on võimalik ka siis enda jaoks selgeks teha, kas see tasu on see, mida ta on valmis pühendama sellesse töösse. Ja võib-olla enda jaoks ka siis selgeks tegema, et kas ta soovib 1-2 kohtumist, pikaajalist protsessi, mida ta tegelikult siis taotleb, mida ta tahab, et tema elus muutuks. See on siis sellised mõtisklused on võimalik siis läbi käia minu kodulehel. okei, aga aitäh sulle, Kaia, see oli väga põnev vestlus. ja kõigile kuulajatele, meil on ka sooduskood veebinar 10, millega saab siis festivalipassi soodsamalt soetada, nii et Kaiat saab seal 2 päeval näha. reedel ja laupäeval oli minu meelest, kui ma õigesti mäletan. ja on ka muid põnevaid tegemisi, nii et tulge julgelt kogema, avastama. et kindlasti see nihutab väga palju piire ja avardab ja kõik see on see, millest me siin rääkisime, et meil on vaja jõuda iseendani selleks, et olla õnnelikum elus ja suhetes. aitäh, Kaia! Aitäh, Merliis! ja kohtume siis juba pea nädala pärast. Just.
kohtumiseni, nägemist kõigile. nägemist.